Siin on üks näide katuseplaanist, kuidas me saame nii-öelda siis mõelda selle peale, et mismoodi siis nende ankrunpunktide asukohta katusel valida. Et minu soovitus on see, et tegelikult teil on väga raske ise seda välja mõelda. Võtke meiega ühendust, lahendame selle ära, aga ma seletan ära need põhimõtted. Toome näiteks, et kui tootja ütleb, et pollarite nii-öelda maksimumvahe kaugus saab olla 4 meetrit, siis see päriselt nagu ei aita otseselt. Sest mis on meie jaoks oluline, on see, et kus kohas saab köiega alla laskuda. Toome näiteks, et kui meil on vaja siit alla laskuda just selle koha pealt, et seal on trepikoja aknad, mis antud juhul näiteks selle hoone puhul ongi. Me tahame, et sealt oleks võimalik laskuda. Ehk siis köied peavad üle ääre selle koha pealt minema. Ja kui nad on kas kuskilt nurgast või muust kohast, siis see meid otseselt ei aita. Nii. Ja nüüd, mis siin hakkab rolli mängima, on see, et sellest punktist, kus me tahame alla minna, siis nüüd sellest punktist me peaksime tõmbama jooned siis ankrupunktidesse. Sest meil on vaja alati 2 ankrupunkti. Ehk siis üks on see põhiköie jaoks ja teine on siis nii-öelda tagavaraköis. Me saame küll neid ühendada, ehk siis tekitada nagu Y-jaama, ehk siis tuua see laskumiskoht nende vahele. Aga näiteks siin on probleem selline, et kui ma panen siia ühte punkti selle joone ja näiteks ja tahan teist, siis kuhu ma selle teise panen. Et nüüd kui ma paneksin ankrupunkti sellest umbes 4 meetri kaugusele, ma täpselt ei oska öelda, ütleme, et näiteks kui on siin, siis ma tõmban teise joone veel siia, kuhu läheb siis teine köis. Ja nüüd on see oluline nüanss, et kui ma need tõmban siia ära, siis see nurk nende 2 köie vahel ei tohi olla rohkem kui 90 kraadi. Ehk siis ma ei tohi, selle valem lihtsalt on see, et muidu hakkab nendel ankurpunktidele mõlemasse mõjuma suurem jõud kui see, mis raskus seal on. Ehk siis see nurk peab jääma alati vähem kui 90 kraadi, et otseselt ei ole see distants oluline, vaid on küsimus, kui kaugel ta on ka sellest servast. Toon näiteks veel, et kui soov on laskuda täpselt kuskilt siit alla, toon selle koha siis, et laskumiskoht köiel oleks siin, siis jälle ma nendest punktidest ilmselt ei saa võtta, sest see ankrupunkt see on liiga lai, et see tuleb üle 90 kraadise nurk, aga ma tegelikult saan võtta neid punkte kaugemalt, et see ei pea olema seal katuse ääres. Kui seal midagi just otseselt ette ei jää, siis ma tegelikult saan võtta ka siit tagantpoolt, mis tähendab seda, et see nurk selle võrra tuleb oluliselt väiksem. Et see ei sega. Nüüd on muidugi see seade siin jääb ette. Me saame sellest ümber minna, ei ole liiga suur probleem, aga kui siin muidugi kui on näha, et siin on igasuguseid ventilatsiooniseadmeid ja ka nagu muid asju veel ees, siis on jälle probleem, et nendest üle tulemine, see on tülikas või kui seal on päiksepaneele täis. Aga sellega, see näitab lihtsalt seda, et nüüd me selle 2 punase joone vahelise nurga saime oluliselt väiksemaks, mis on lubatud, et seda me saame teha. Et me saame küll võtta punkte ka kaugemalt, mis ongi mõnes mõttes mugavam või parem, sest näiteks nende 2 punktiga me põhimõtteliselt lahendame ära sellest punktist kuni siia servani, eks ju. Need on siis lahendatud. Aga näiteks alati jääbki küsimus, et kui oleks vaja kuskilt just siit nurgast alla tulla, siis tekib probleem, et me saame küll siit punktist võtta, aga sellest punktist võttes see ei aita meid rohkem sinna nurga poole minna. Et seal need nurgaasjad on alati keerulised. Oluline on see, et meil peab olema 2 ankrupunktist võimalik nad kinni panna. Iga ankrupunkt peab vastama 15 kilonewtonile. Kukkumiskaitse tavaliselt, kui võtta standardi järgi, peab olema see ankrupunkt vastama standardile EN795. See on ka nüüd muutumas see standard, aga praegu tuleb jälgida seda, et see on EN795.
aga see veel ei ütle seda, et kas sinna võib panna ennast nii-öelda köiega rippuma. Seda ütleb tootja, et seal on tavaliselt siis kirjas kas rope access või upsale või on mingi rippuva mehe märk. Ehk siis kõik ankrupunktid, mis vastavad sellele standardile, ei tähenda, et nad veel võimaldavad köis ligipääsu. Ehk siis kukkumiskaitse ankrupunktid ei taga seda, et sinna võiks ennast rippu panna. Üldiselt teistpidi toimib, et need, mis on mõeldud nagu rippumiseks, neid võib kasutada ka kukkumiskaitseks. Et seal on oluline, et siis löögipehmendi oleks vahel. Nii. Nüüd veel lisaks, mis ei aita, on see, et kui me selle 2 punkti vahele tõmbame näiteks trossi, siis see tross on idee poolest teda võiks küll kasutada juhul, kui ainult üks köis läheb sinna külge ja ainult üks inimene kasutab seda. Aga tavaliselt kõrgtoit juba tuleb teha kahekesi. Et me peame tegema kõrgtoit kahekesi. See peab olema see võimekus, et kui me ronime kohta, kuhu teised ei pääse, siis peab olema meeskonnasisene võimekus üksteist ära päästa. Kui aega midagi juhtub, siis teine saab appi minna ja ta ära tuua sealt. Kui me paneme trossi, siis tavaliselt trossid lähevad sellest silmusest läbi, ehk siis see on kõik üks tross, aga ühe punkti korras ei tohi rippuda 2 inimest korraga. Ehk siis nüüd siis ei saa 2 inimest seda kasutada ja ehk siis nad ei saa nagu ainult sellega, sest nad igal juhul peavad kasutama seda ankrupunkti ja võib kasutada ühte trossi ka, aga siis jälle nagu teine ei saaks seda kasutada. Et see on see nii-öelda juriidiline pool seal. Toome näiteks, et kui 2 inimest rippuvad trossi küljest ja ütleme midagi selle trossiga nüüd juhtub, eks ju, et ongi kehvasti kinnitatud, oleme seda väga palju näinud, 95% Eestis paigaldatud hukkumissüsteemid ei ole korrektselt paigaldatud. Ja kui nüüd midagi juhtub, et see tross sealt siis tuleb kuskilt otsast lahti, paneb minekut, siis 2 inimest juba on ohus. Nüüd ja siis me juba rikume seda reeglit, et üks peaks suutma teist päästa, 2 inimest on objektil, mõlemad on hädas, et siis on päris suur jama majas. Ja see on, tegelikult ei ole seal aega, et päästjatel üldse tulla, et 20 minutiga peaks kannatanu juurde jõudma, et temaga juba tegeleda. Ehk siis see on üsna oluline läbi mõelda, et kuhu need ankrupunktid tulevad. Väga soovitan siis, et pöörduge selle poole, kes lõpuks seda neid hakkab kasutama, et tema ütleks, kuhu neid panna. Ja oluline on siis planeerida neid ennem kui kõiki muid asju, sellepärast, et siis te peate teisi asju pigem nende ümber panema. Kui te nüüd panete valesse kohta, siis need on sisuliselt kasutud ja neid siis on nagu maha visatud aeg ja raha, mis sinna kõik pandud on, et neid üldse panna. Ja võib-olla ei saagi siis kasutada neid hooldamiseks või akende pesuks.